kuulun ka nende murelike hulka, keda see, mis meie metsas mulle tundub, et toimub, ikkagi väga, väga tõsiselt häirib. Ma julgen väita, et kuskil ühes Vikerkaares, kas oli Henri Kõiv või Henri Kõiv vist peaks olema Müürilehe keegi nendest toimetajatest, et Henri Kõiv kirjutas ühe sellise väga, väga pika ja põhjaliku analüüsi selle kohta, et kuidas käis tegelikult lobitöö Eestis, kui kõrgel tasemel seoses selle tselluloosi vabriku nii-öelda rajamise kavaga. Ja ausalt öeldes see oli ikka üsna tõsiselt häiriv, mis toimub ja no tõepoolest sealt jäi selline mulje, et raha teeb kõik. Ja et lihtsalt sul ei ole mingit varianti, sa võid rääkida palju tahad, aga sa võid rääkida palju tahad sellest, et metsi on vaja kaitsta, et me raiume praegu liiga palju, aga lihtsalt raha teeb kõik ära. Et ühesõnaga tajudes seda, et olukord ongi tõsine, ma ei räägi seda abstraktselt ja ma ei ole ka mitte selline puukallistaja, kes ei saa aru, et metsa tuleb raiuda. Aga küll, aga ma olen väga sage metsas käia ja seetõttu ikkagi see, mida ma praegu metsades näen, on ikkagi enda kogetu. Et tõepoolest ongi liiga palju lageraiet ja põhiline on see ju ausalt öeldes, põhiline on see, et viimased andmed, mis nüüd viimati tuli välja, me ei ole suutelised enda uut metsakava vastu võtma. Me ei ole suutelised vastu võtma, nagu selgus, ja minister taotleb, et jätkame vana kavaga, vanade raie mahtude juures ja ei ole suutnud sel põhjusel, keegi ei julge ära öelda, kardab sõimata saada, ei julge ära öelda, kas me raiume praegu siis vähe või palju. Et see on lihtsalt uskumatu, kui me oma riigis ei suuda statistikat paika panna mingi valdkonna kohta öelda, kuidas siin lood on. See on lihtsalt uskumatu ja see on ka hirmutav. Et loomulikult on see kõik, läheb ka üldisse kliimamure konteksti. Et jah, võib-olla see, et ma olen nüüd pensionär ja oma varasemast põhitööst eemal, võib-olla see sunnib nagu rohkem muretsema sellise muu sfääri pärast, et siit lähtuvalt see jutt sai kirja pandud.